Eesti 200 juhatuse liige ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras. Tervist kõigile! Ma arvan, et teil pole kristallkuuli vaja, et ette aimata, missuguse ühiskonnagrupi eest ma Euroopas rääkida tahan, aga ma mõtlesin, ma alustan natuke teistmoodi. Et Ukraina sõjast on siin täna palju räägitud ja ma arvan, et läheks natuke spetsiifilisemaks. Ehk siis Marguse ja minu eestvedamisel me tegeleme praegu Eestis sellega, et Venemaa külmutatud varad anda Ukrainale. See teema on üleval ka Euroopas. Ja ma olen täiesti veendunud, et sellega tuleb edasi liikuda, et Ukraina selle sõja võidaks. Mis tähendab seda, et kuna me oleme seda julgust juba üles näidanud, mitte ükski teine riik ei ole julgenud selle peale isegi nagu iseseisvat riigina mõtlema hakata veel. Nad kombivad, vaatavad, mis meie teeme. Ehk siis Eesti peab Euroopa Parlamendis näitama ka Euroopa Liidule seda julgust ja seda eestvedamist, et need Venemaa külmutatud varad seal anda Ukrainale, et nad sõja võidaksid. Teiseks, praeguse energiaolukorra tõttu on see Euroopa rohepööre, mis on minu eest päris jõudsalt juba hakanud edasi liikuma, on hakanud tekkima kahtlus selle osas, et kas me ikka saame hakkama ilma. Aga minu jaoks on oluline see, milline meie planeet näeb ka välja, ütleme 50 aasta pärast. Et niisugused kiired, mugavad lahendused ei ole need, mille poole me peaks püüdlema. Me peame püüdlema täiesti CO2 neutraalsuse poole Euroopa Liidus ja näitama maailmale sellega eestvedamist. Et me peame mõtlema selle peale, millised on minu lapsed, millised on teie lapsed, lapselapsed, mis maailmas nad elavad. Et praegu meil on juba 8 kuud talve ja 3 kuud suve, mis on hästi palav. See on kõik kliimamuutuste tõttu ja seda ei saa, nagu selle vastu ei saa seista, kui inimesed seda eest ei vea. Ja lõpetuseks muidugi minu jaoks on oluline ka noorte esindatus, sest et Euroopa Parlamendis on 705 parlamendiliiget ja nendest alla 6% on alla 35-aastased. Kui me võrdleme ühiskondi, siis on see esindatus, ei ole demokraatia mõttes, ei ole esinduslik esindatus. Ja see European Youth Forum on sellega välja toonud, et kuna tavaliselt ka kandidaadid kippuvad olema kuskil 50 kanti, siis noored ei tunne, et keegi neid seal esindaks. Ja nagu Kristjan enne mainis, siis minu eestvedamisel see nädal anti sisse Euroopa Parlamendi valimise ja kandideerimise ja langetamine, mis on minu meelest mõlemad väga olulised selleks, et Euroopa Parlamendis oleks rohkem noori, kuna iga generatsioon on järgmisest nutikam, tähelepanuvõime on võib-olla väiksem, aga et noored saaksid valida teisi noori ja kes viiksid innovaatilised ja liberaalsed ideed ka Euroopa Parlamenti ja laiemalt. Aitäh teile!